we shoot up, steal from each other, lie from each other. It's a very nasty place, this place. Saage tuttavaks Tanja. Ta langes uimastite lõksu olles vaid 10 aastat vana. Nüüd 31 aastat hiljem elab ta siin, Aarhusi kesklinnas asuvas pargis, kus on võimalik legaalselt uimasteid tarbida. Kohalikud kutsuvad seda süstlapargiks. Aga alates 2010. aastast pakub Taani ka pisut tsiviliseeritumat võimalust toita oma uimastinälga. Heroiini ravimina pakkuv programm on mõeldud neile, kes ilmselt kunagi oma sõltuvusest ei vabane. Riik kulutab iga aasta 8,5 miljonit eurot, et abistada ligi 160 heroiinisõltlast. See on kaduv väike number võrreldes kogu sõltlaste arvuga Taanis. Taoline lähenemine on küll riigile kallis, kuid nii on Taanis kombeks. In Denmark we have long ago decided that we want to take care of the weak people in the society. And this is a sort of weakness. Antud juhul tähendab abi andmine tasuta heroiiniga varustamist. Seda tehes ei üritagi programm patsiente uimastitest eemale hoida. Nad üritavad neid lihtsalt tänavatest eemale hoida. Narkouuringute ekspert professor Mads Peterson on aastate jooksul näinud mitmeid erinevaid narkovabu programme. They have never succeeded in anything. So that's the last thing we have to offer this group, to give them some kind of worthy life. Et niinimetatud ravi oleks edukas, peavad patsiendid lubama programmil enda elu kontrollida. Nad peavad tulema 2 korda päevas kliinikusse, et meditsiinilise järelevalve all heroiini süstida ja dooside vahel puhtaks jääma. Aga kui sõltlased suudavad oma vabaduse ihast üle saada, pakub programm suurepärase võimaluse kolida välja grafitika kaetud putkadest kaunitesse klaasmajadesse. I think the society's look on them will change. They are normal, they walk around, they live in houses, they are not criminal in the way they were before. Sellise edu osaliseks saavad aga vaid mõned õnnelikud. Tanja teab, et enamasti ei suuda programm sõltlaste elustiili muuta. We still make money and we still do crimes and we still take more drugs. Kui patsiendid jätkavad tänavatel lisadoosi otsimist, ei täida programm täielikult oma ülesannet. I don't think they integrate into society, but they get a decent life in the community where they live. Igal inimesel, kes siia süstlaparki jõuab, on rääkida oma lugu, omad põhjused ning oma arvamus sellest, kuidas teda aitama peaks. You should ask me, what do you think we should do to make it right? Hendrik Kuusk, Aarhus, Taani.